meil siin stuudios Joosep Järvesaar ja tere tulemast tagasi Pärnusse pärast sellist emotsioonide rohket nädalalõpu Eesti Laulul. Ma küsiksingi kohe, et kuidas te üldse valmistusite Eesti Lauluks? Tere, tere! Ja tere publikule ka. Tšau! Oi, issand, see hakkas ju pihta juba 4 kuud tagasi või? Kui me saime teada, et me üldse sinna, et sealt demovoorust nagu edasi saime ja siis sai veel natuke selle looga töötatud ja siis tuli tagasi laulutundidesse minna ja siis pidi hakkama videot tegema ja siis pidi hakkama mõtlema, mis seal nagu laivis teha ja siis ühesõnaga lõpuks kõik need asjad tulid kokku, et hästi teguderohke periood oli. Küsingi kohe, et kuidas teie Grimm oli üldse tehtud? Kuidas see tehti, kes tuli selle peale, või kui kaua selle tegemine üldse aega võttis? No kuna loo nimi eesti keelde tõlgituna on Koletised, siis siis mõtlesime, et peakski koletisteks ennast tegema. Kui tavaliselt inimesed tahavad nagu hästi ilusaks ennast teha seal Eesti Laulu finaalis, et tüdrukud läksid siin hommikul juba vara, kõik meigid teevad ennast võimalikult ilusaks, siis meil oli vastupidi, et me tahtsime võimalikult rõvedaks ennast teha. Ja siis me tegimegi muusikavideo kõigepealt sellise ja siis otsustasime peale seda, et live-esitusel võiksime ka midagi sellist teha. Ja seda tehti umbes 3 tundi ühe inimese peale kokku. Ikka päris palju? Ja. Ja maha võeti siis? Mahavõtmine on veits kiirem, ma arvan, mingi 15 minutit. Okei, ikka päris korralik töö on selle taga. Kust tulid mõtted kõige hiljutisema muusikavideo jaoks? No ühesõnaga natuke see loo pealkiri hakkas ennast ise lahti joonistama ja siis kui ma hakkasin kujutama ette mingit koletisi, siis ma nägin millegipärast sea-ninaga meest, kes ajab inimest hakklihamasinasse. Et kui muidu on vastupidi, et inimene teeb seast hakkliha, siis ma mõtlesin, et seal videos võiks olla selline vastupidine asi. Ja siis kuna juba nagu see siga oli, siis kunagi oli Kreisi raadios oli siuke kaader, kus seale löödi vastu perset reketiga ja siis tulid sealt need pekikuubikud kukkusid panni peale. Ja siis ma mõtlesingi, et ja siis eraldi veel, et see siga, kes seda meest ajab hakklihamasinasse, et talle võiks anda reketiga vastu tagumikku ja siis need pekikuubikud võiks samamoodi kukkuda panni peale. Et see tundus nagu suht selline loll ja naljakas ja lõpuks vähemalt ema naeris vähemalt. Aga kust üldse siis see laulu pealkiri tuleb, et nüüd sa oled siin mitu korda maininud seda? See lugu tegelikult alguses ei kõlanud üldse selline, ta kõlas rohkem nagu see salmi osa, et selline Billie Eilish, sellele nagu projektifaili nimi oligi Billie Eilish tegelikult mitu kuud. Ja ma ei oska öelda, lihtsalt vahest mingid nagu sõnad tulevad, et kuidas me nagu laule kirjutame üldse niimoodi, et stuudios paned kõrvaklapid pähe, paned selle tausta mängima ja ta saaks krambid, kui ta kuuleks ja sa saaks ka samamoodi krambid, et millised need lood on nagu täielik gibberish. Ehk siis ja siis hakkad kuulama, et mis seal nagu tuli või mis see nagu olla võiks ja siis oligi, et midagi nagu Monsters ja siis juba nagu proovid uuesti nagu enam-vähem mingi ühe või paari sõnaga ja siis niimoodi ta lõpuks kokku rullib. Et see on hästi tuntud laulu kirjutamismeetod. Pudi keeles lihtsalt nagu. Kõigepealt saad nagu mingi sellise viisi või mingi struktuuri ja siis kuulad selle pärast üles, valid parimad kohad sealt välja ja siis juba saad nagu mingi laulu sellest teha. See on küll midagi uut. Kas finaali pääsemine tuli Peet Petersile üllatusena? Nii ja naa, et minu arust meil oli üks parimaid luusi seal. Ennast kiitmas ma ei väsi. Aga ma ei olnud veel nagu, mitte et finaalis oleks nagu ideaalne vokaalne esitus olnud, aga kuidagi see poolfinaalis tuli nagu närv tuli nagu eriti sisse ja see nii väike lava kuidagi ahistas ja kõik oli selline poole kohaga seal tehtud, et enda poolt. Ehk siis peale seda nagu oli väike nagu kõhklus sees, aga samas me panime nii toorest ja nii hullu seal, et ma mõtlesin samas, et miks me nagu ei peaks saama ka. Aga saime suht nagu suure hääle enamusega nüüd tagantjärgi. Aga milline oli siis tunne, kui te kohe sinna superfinaali pääsesite? Ootluspärane. Et see oli nagu selles suhtes, võin teile saladuskatte all öelda, et
kihlveo kontorid tegelikult ennustavad ette neid tulemusi tihti väga täpselt, aga tihti ka eksivad. Aga seekord oli see Aalika võit oli juba enne oli nagu nii suur, ta oli nii suure protsendiga ees, et siin ei olnud enam nagu juhusele ruumi ja siis, kui ma kunagi kartuuniga osalesin, siis ma ei teadnud seda kihlveo seda. Siis me olime ka, meid ennustati kolmandaks ja me jäime ka kolmandaks ja siis ma olin niimoodi, et nagu lõpuni seal välja niimoodi, et nagu seal telekas vahest näed, osad on seal täiesti paanikaataki all, on ju. Seekord oli jumala chill, oli nagu, see koht oli enam-vähem nagu ette teada ja see nagu, mille jaoks me sinna läksime, oma uut plaati ja uut videot nagu ja kontserdit promada, et see sai nagu tehtud 110%. Kuidas Peeteters üldse alguse sai? Peeteters sai alguse Pärnus oli mingi selline klubi vist seal rannas, Kuursaali kõrval, mis kandis toona nimetust Beach Club ja ma ei mäleta, mis üritus või mis seal oli, aga 16-aastasena ma siis sõbraga arutasime, et võiks hakata bändi tegema. Ja siis üks sõber oli veel juhuslikult kõrval, kes, et mina olin natuke basskitarri tinistanud, tema oli natuke kitarri tinistanud ja siis see sõber, kes seal lihtsalt kõrval oli, ütles, no ma siis tulen trummariks. Ja siis läksimegi ja hakkasime proovi tegema niimoodi, et on elu sees kordagi trummide taga istunud. Ja siis, see on ka noortekeskus, või mis selle oli? Jaa. Ja, et ka selline sarnane asutus oli Tšee noortekeskus kunagi Pärnus. Ja siis seal me, kui vana sa oled? 14. 14, ahah. Siis need jõud siis veel olevaski. Et see oli 2004 sa ei olnud siin. Ei olnud. Et see on juba nii eelajalooline värk. Kas sa mäletad oma esimest esinemist siis bändiga? Jaa, see oli Raeküla gümnaasiumis, oli mingi koolipidu. Surfi stiilis oli, siis meid kutsuti sinna esinema. Ja siis meil oli 3 laulu, millest 2 olid kaverid ja siis me, kuna siin rohkem esinejaid ega midagi ei olnud, siis me tegime neid 3 laule mingi 4 korda. Et päris selline huvitav. Miks Peeteters laiali läks ja miks uuesti kokku tuli? Me võtsime kunagi selle MTV auhinna, eks, ja siis me tulime tagasi ja siis kõigi ootused olid nii kõrged, et mis nüüd nagu saab, kaasa arvatud meie enda ootused. Ja siis ma arvan, et meil oli nagu laulu kirjutamisoskustest ja üldse nagu muusikatööstuse põhitõdedest ja siis nagu tahtmist nagu iseenesest oli, aga kuidagi kõik asjad jäid nagu venima ja siis kadus motivatsioon ära ja siis mingi hetk oli selline tunne, et kellelgi ei ole seda mussi nagu otseselt nagu vaja ka ja kuidagi nagu asjad ei läinud ja siis otsustasimegi, et lähme nagu laiali. Ja kokku tulite? Kokku tulime sellepärast, et tahtsime kontserdi teha vanade aegade mälestuseks, aga siis nagu mõtlesime, et ei taha nagu päris nagu mingi selline nostalgiabänd ka olla, siis mõtlesime, et kirjutame paar uut lugu. Ja järgmine hetk oli juba 30 mingit demo ja siis see juba tundus nagu plaadi moodi ja siis juba seal Eesti Laulul ja nüüd tuleb jälle kohe uus lugu, et kuidagi lihtsalt nagu läks niimoodi nagu eriti lihtsalt on, no mitte lihtsalt ka, aga ladusalt on läinud see kirjutamine ja endale nagu lood meeldivad ja tundub nagu sõpradele ja teistele inimestele ka. No see on kõige tähtsam. Kuidas ja kui vanad sa laulmisega alustasid? Peetetris alguses alustasingi. Et kunagi väiksena mingis etenduses osalesin ka, aga jah, mul nagu juba vanaema ütles mingi 2-aastaselt, et oi, see ära sina küll laulavad. Ja tegelikult, kui me Peetetrit alustasime, siis me proovisime mingid 3, tegime nagu nii-öelda audition, et siis meil ei teadnud ühtegi sõpra, kes oskaks laulda, siis võtsime mingid suva Jörme tänava pealt, kes siis tulid nagu laulma meile, aga kellegiga nagu mingit klappi ei olnud ja ma olin ainuke, kes nagu enam-vähem midagigi, ma ei tea, mingit pistoda laulu umbes või mingit suva, mingit laule nagu enam-vähem nagu oskasin ja siis kuidagi nagu niimoodi käia läks, et see ei olnud üldse nagu tahtlik otsus, see oli juhuste kokkulangemine. Enne mainisid ka seda MTV muusikaauhinda. Kuidas selline kogemus noort muusikut mõjutab ja kuidas see sind mõjutanud on? Oi, väga palju, see oli ikkagi nagu tollel ajal väga-väga suur asi. Ja sellel oli nagu, ütleme nii, et nagu natuke isegi 2 sellist külge. Et ühest küljest
andis nagu nii palju, aga teisalt oligi see, nagu ma ütlesin, et ootused olid nii kõrged ja siis, kui nendele nagu vastata ei suutnud ja siis kui said aru, et see asi hakkab nagu ära lagunema kõik, et siis oli nagu, tegi meele päris kurvaks mingiks ajaperioodiks. Aga samas see andis nii palju nagu tutvusi, kontakte, kogemust, et nüüd nagu selle kogemuse pealt ma oskasin nagu ülipalju asju teistmoodi teha. Ehk siis mu nagu tulevased projektid ja tulevased asjad võitsid kindlasti sellest. Kuidas oli aastal 2003 muusikat kirjutada ning sisse mängida võrreldes siis aastaga 2023? See oli, no issand jumal, kuidas ma ei oska isegi nagu võrrelda seda, et põhimõtteliselt täna on, kui sul on arvuti, sa võid osta 20 euroga endale ühe mikrofoni lihtsalt ja selle arvutiga sa saad teha kogu orkestri. See Peeter Monsters viimane Eesti Laulu lugu, see on kõik tehtud minu laptopis ja ühe mikrofoniga. Kohe. Ja, et tollel ajal, no ühesõnaga nüüd on niimoodi, et sa YouTube'i kirjutad sisse, mida sa tahad teha ja kuidas seda saavutada. Aga tollel ajal oli niimoodi, et nagu mingid üksikud stuudiod olid, kes tegid nagu hästi ja nii-öelda seda väljamaa soundi, seda Eestis keegi ei osanudki teha, sest ei olnud kogemust, ei olnud õpetajaid ja ei olnud nagu niisugust koolkonda, kes nagu oskaks, aga see interneti ajastu on nagu totaalselt selle pea peale keeranud. Iga vend võib 2 kuuga saavutada fantastilise tulemuse. Ja see kogu AI võtab juba üles, et nagu... Et see on jah täiesti nagu võrreldamatu. Meie esimene salvestus oli, mul väiksel vennal oli niisugune väikeste laste mingi salvestus, siis võtsime selle prooviruumi kaasa ja siis sealt salvestasime, siis pärast kuulad nagu, ma ei tea, mingid nõudepesumasina müra lihtsalt, kuulsid seda käiku ja tegelikult ei kuule mitte midagi, aga ise olime vähemalt väga süastlikud. Peale muusika tegemise sa ka kokkad. Kuidas siis 2 nii erinevat eriala on ühes inimeses kokku saanud? Kokkamine selles suhtes iga inimene peab sööma. Tõsi. Aga ma nüüd mingi selline fine dining, mingi peenete roogade mees ei ole pigem lihtsamad kodused asjad. Aga vahest midagi erilisem. Jah. Aga see eriline. Ma ei tea, minu arust need on tegelikult suhteliselt sarnased asjad, et asja peab maitsekalt tegema. Et kui sul nagu maitset ei ole, siis ei ole ka tulemust, ei söögi ega muusika. Jaa, väga õige. Sa oled ka nüüd isa, et kuidas see on sinu karjääri mõjutanud? Üpriski palju, et ma pean oma aega paremini jagama ja isegi nagu ma ütleks positiivses mõttes selles suhtes, et võiks nagu arvata, et on nagu vähem aega, mida ka on, aga ma mölutan telefonist diivani peal kõvasti vähem. Et kui enne seda ikka nagu telefoni saatanat ja diivanit tuli nagu päris palju ette või mingid veel hullem Netflixi teemonit, siis nüüd nagu seda mölutamist on oluliselt vähem, et nii kui on vaba hetk, et saab midagi asjalikku teha, siis ma kasutan selle jaoks ära. Ma ütleks, et ma teen isegi rohkem ja saan rohkem tehtud kui enne. Seda on väga hea kuulda. Mis tähendus on nime Beach Grind taga? Beach Grind? Grind. Jaa, ilmselt. Mis nimetus selle taga on? Mis tähendus selle taga on sinu jaoks siis? Sellel nagu otseselt sellel nagu sõnal kui sellisel, ta on jahvatama, on grindima tegelikult, eks. Ja see täiesti suvaline sõna, mis lihtsalt kõlas kunagi hästi, sõnade paar. Ja esimene Beach Grind toimus ka Pärnu rannas aastal 2012. Ei, 2010 või midagi sellist. Ja siis oli selline 2 niisugust väikest kõlarit, väike DJ pult ja ma ei tea, esimeselt seal on 60-50 inimest. Ja tänaseks on juba päris mõned inimesed rohkem, mõned tuhanded rohkem. Millised on sinu eesmärgid lauljana? Nüüd, kui ma uuesti hakkasin laulutundides käima, siis ma tahaks 3 aasta pärast sama hästi kui Freddie Mercury laulda. Suured eesmärgid.
või siis mitte nii hästi laulda kui tema, vaid vähemalt mõne Queen'i loo tahaks niimoodi ära laulda, et endal piinlik ei ole. Et nagu siiamaani, kui ma praegu, enne kui siia tulin, siis see Eesti Laulu finaali esitus käis ja endal on need mingid kringe külmavärinad on seljas. Et ma tahaks saavutada selle, et ma saaks kunagi oma live-esitust niimoodi kuulda, et ma ise nagu maale ei vaju. Et siiamaani, isegi kui on nagu parem või ükskõik mis on, siis endal on nagu siuke, endal on mitte otseselt nagu, jah, ei pigem ikka nagu siuke ebameeldiv või selline nagu, ma ei tea, nagu kui sa salvestad enda häält näiteks ja sa ei ole kunagi seda varem kuulnud, et kuidas su hääl kõlab, eks, siis öeldakse, et sellega nagu harjub ära, aga mina ei ole 20 aastaga sellega nagu ära harjunud. Iga kord, kui ma oma häält lindi pealt kuulen, siis ma ei usu esiteks, et see minu hääl on, ma arvan, et see on mingi teine inimene ja siis jah, ühesõnaga. Väga hea eesmärk. Mis sa arvad, kas Pärnust on ka sellist järelkasvu tulemas sellise edukusega, nagu siis Peeter Terts oma algusaegadel saavutas? Pärnust on tulnud peale seda, jah. Aga kas sinu arvast tuleb veel? Tuleb veel, kindlasti, kindlasti. Pärnus on mingi, nüüd siin selle EDM-i elektroonilise tantsumuusika hiilgeaegadel ju oli Kartuun, on 66,6% Pärnust, siis St. Cole on Pärnust ja Madison Mars. Et kõik on... Et ikka tuleb. Ja kõik on artistid, kellel on, ma arvan isegi, et kõik need kolm on kõige kuulatumad artistid üldse. Kogu Eesti ajaloos, maailma mastaabis nagu. Ehk siis me ei saa võtta, mis enne interneti, et mis siis oli, ühesõnaga ka striimide mõttes siis, nii YouTube kui Spotify on kindlalt Kartuun, St. Cole ja Madison Mars. Nii et Pärnu on tipus. Jah, kindlasti. Et see, ma nagu enda jaoks ka nagu üli huvitav olnud see, et täpselt niimoodi kolm kõige suuremat ja Pärnus. Mida sa soovitaksid siis sellistele noortele, kes on siis oma muusikakarjääri alustamas? Issand jumal, see on hea mõte. Oleneb, mis sa tahad nagu saavutada. Kui sa tahad rockstariks saada, siis on vaja oma laule kirjutada. Ehk siis jah, hakka nagu ise heliloojaks, sõnade kirjutajaks ja tänapäeval ka kindlasti produtsendiks. Et teiste laule järgi laulda oskab igaüks, aga ise nagu midagi luua, et see on minu arust kõige olulisem. Meil on siin BNTV-s selline traditsioon, kus iga intervjueeritav saab siis järgmiselt stuudiokülaliselt küsida ühe küsimuse ja eelmisena käis meil külas Brianna Perens, kes siis on noor filmitegija, ta teeb lühifilme, käis oma lühifilmiga lausa PÖFFil ära ja ta küsis sinu käest sellise küsimuse. Kust tuleb inspiratsioon lüürikale? Elust enesest eelkõige, aga mina kui ma nagu kuulan muusikat, välja arvatud räpp seal nagu rohkem, aga sellist nagu viisiga, ehk siis meloodilist muusikat, siis minu jaoks on sõnad väga-väga olulised, aga nad on pigem teisejärgulised. Ehk siis minu esimene emotsioon ja esimene selline tunnetus asja juures on pigem meloodia ja siis tulevad sõnad. Ma ei oskagi öelda, mul on nagu enamus lugusid on nagu välja arvatud Kartuun, siis seal ma ise väga sõnu ei ole kirjutanud, seal on Agonit teinud, aga enda puhul ma ei tea, mul on nagu suht õnnelik ja rõõmus inimene, aga sinna muusikasse ma suudan panna oma nagu mingid sellised tumedamad ja kurvemad mõtted. Et minu jaoks on see nagu teraapia, ma saan nagu välja enda seest mingid asjad, mis võib-olla painavad mind või on painanud. Ja nüüd on siis sinu käest küsida meie järgmiselt intervjueeritavalt ja selleks on Karel Piiroja, kes on siis autospordi YouTuber. Mida sa tahaksid küsida? Palju sul subscriberid on? Seda saab vist vaadata kohe, aga mingi... 23 tood, päris hea. Kui palju sul peaks olema subscribereid, et sa oleksid täiesti õnnelik? Väga hea küsimus.
aga suur aitäh. mis see eesmärk, mis su eesmärk on, kui palju subscriberit sa tahaksid, et olla mega rahul? Nii või kuidagi, ma ei tea. Jah, väga hea küsimus. Aga suur aitäh intervjuu eest! I'm not afraid of the monsters.